Nii. Ja siis täname ja Isa, me kiidame, ülistame ja täname, Issand Jeesus, sind, et sina oled, Issand, annad meile toitu, Issand Jeesus, ja me täname, Issand, et sa tahad meie südameid puhastada ja me väga täname, Issand Jeesus, sinul on Eestimaa jaoks plaan. Me täname, Issand Jeesus, et meie kuulutame siin järjest ja järjest, et Eestimaa kuningas on Jeesus Kristus. Isa, me täname ja kiidame, sina oled Eestimaa kuningas. Me tahame sind kuningaks, me ei taha mitte mingeid muid kuningaid. Issand, sina oled õige kuningas ja me tõesti palume, et sa puhastaksid meie südameid, Issand, et me leiaksime enda sees neid asju, pimedusse varjunud asju ja saaksime tuua risti alta ja Issand, me täname selle kõige eest, et ma julgustan iseennast ja kõike, mis ei ole Jumalast maha panema risti alla, et saada rõõmu ja rahu täis pühas vaimus. Olgu kiidetud Issanda püha nimi. Aamen. Nii, teisipäeva hommikul kella 7 äratas mind Issanda vaim üles ja siis andis mulle jutluse. Pärast ma lõpuks nägin, et vend Toivo oli ka seal samat asja rääkinud enam-vähem, aga teises võtmes, aga ikkagi jutt oli seal kumas läbi. Et Issand tahab nagu kogudusi nagu puhastada ja südameid puhastada, seepärast, et südamete puhastamise aeg on. Et väga suurt asja on tulemas, Jumal on oma vaimu välja valama tulnud ja tulemas. Ja me täname Issand, et me võime ka tahkemat toitu võtta. See on ka, et kiidetud olgu Issand, et jutlused antakse, lähevad järjeks tahkemaks. See on tahke toit. Ja see tähendab, et meie kogudus pole enam lutipudelitega, vaid on valmis sööma ka kotletti. Vaata, üks kirja kohta ütleb niimoodi, et lausa Paulus noomib, et te peate ikka veel piima jooma. Et te peate ammu juba selle aja jooksul olema juba õpetajad, aga te ikka vajate veel piima. Et meile siin antakse nüüd juba tükikene kotletti. Ja nõnda on siis asjad, et jutluse nimi on kibeduse juur. Me vaatame kibeduse juurt. Vaatame lähemalt kibeduse juurt. Selleks on vaja vaimude eristust ja kohale peab tulema nii öelda vaatleja. Vaatleja peab olema Jumala poolt saadetud vaatleja, vaimude eristaja. Luubiga joostakse üle juure ja tuvastatakse juur. Ühesõnaga vaadatakse juur, inimene vaadatakse ära ja tuvastatakse juur. Pika vaatluse tagajärjel tuvastatakse, et see juur pole armastuse juur, vaid kibeduse juur. Juurest on võrsunud ka pealsed, mille mõrudad viljad on ka kõigile tuttavad, sest need rüvetavad ka teisi inimesi, kes neid vilju söövad. Nii. Vaatleja uurib juurt lähemalt ja avastab juure otsa ja leiab, et juur on alguse saanud mõõgapistest. Täna me kuulsime ka mõõgapistest. Keegi on viskanud mõõga külma vett selga. Mõni paiskab, ja see on õpetus 12.18. Mõni paiskab sõnu otse kui mõõgapisteid, tarkade keel on terviseks. Juurt veel lähevamalt uuridest tuleb esile, et sõna, mis külvati, on tühi sõna. Tühi sõna. Seepärast, et siis, kui tühi sõna, me peame aru andma tühjast sõnast. Tühi sõna või teeb selle asja. Ma tean enda käest, tühine sõna võib väga palju jama teha. Kuid muld, kuhu kukkus tühi sõna, oli kuradil ette valmistatud ja ta hakkas kohe vohama. Kurat valmistab juba südame selleks tühjaks sõnaks ette. Saatan oli südame mulda kobestanud, enesehaletsusega, vihaga, manipulatsiooniga, nurinaga, virinaga, lootusetusega, väeti olemisega, nõrgana, ülitundlikkusega ja nii edasi. Sellises saatan kobestab nendega mulda. Ja siis sinna peab kukkuma üks tühi sõna lihtsalt. Sinna mulda kukkus tühi sõna ja hakkas kohe kasvama. Tühi sõna, mis kukkus, ei olnud Jumala sõna.
See ei ole Jumala sõna, mis sinna kukkus. Jumala sõna ei too sellist kibedust. Ja Jumala sõna, see ei olnud Jumala sõna, sest Jumala sõna on täis armu ja tõde. Kui Jumala sõna kukub. Ja see, kes kukutas tühja sõna, see lipsas kellegi huulilt. See oli mõttevälgatus äkki, mis tagajärge aimamata lipsas huulilt. Jumala sõna ütleb, et igast tühjast sõnast tuleb aru saada. Vaata, me teame, ma ei tea, võib-olla mina ainukene olen lipsanud, huulel on tühi sõna, laksti lipsanud. Et ka Peetrusel lipsas, kurat tuli keele peal ja vaata, ütles, et ära mine risti peal, et tühi sõna võib lipsata. Sellepärast vahepeal peab lihtsalt olema vait ja mõelda, kas ütlen selle välja, kas see toob midagi head või toob mingit jama kokku. Hea inimene võtab heast tagavarast head ja kuri inimene võtab kurjast varamust kurja. Aga ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mis on ta rääkinud, sest su sõnadest mõistetakse sind õigeks ja su sõnadest mõistetakse sind süüdi. Mattuse 12, 35, 37. Me anname aru, kui me siin tühjasi sõnasi ütleme. Tühi sõna pidi olema, mis külvati siis inimese sisse. Ta võib-olla külvati kooli ajal, võib-olla lapsepõlves, võib-olla, tavaliselt põlved kuskil hästi ammu külvati. Tühi sõna pidi olema süüdistav, hukka mõistev, tappev, lootust mitte andev, näriv, nähvav, sõna kuulmatusele kutsuv, trotsiv ja nii edasi. Kuri sõna, mis ei ole Jumala sõna, mis peaks tegelikult noomima, ehitama, suunama, abistama, lootust andma ja valikuvarianti andma. Teatavasti tühi on kuradi üks nimesi, tühi, vana tühi võeti kunagi. Üks nimesi, ta on täis tühjust, mis näisiselt võib olla isegi hea, kuid pikas perspektiivis on selle nii-öelda hea lõpp lootusetuse puur. Et see sõna vaata võib öelda, nagu me teame, Aadam ja Eeva loostest tuli ka tegelikult tühi sõna, mitte mingist asja, see saate ainult, et silmad lähevad lahti, aga lõpuks kaotate hoopis pääste selle Jumala ligiolu. Et kui tühi sõna kukkus südamesse, siis oleks pidanud kohe sellega tegelema. Kristlaste seas peab sellega kohe tegelema. Kohe, seda ei tohi lasta, sellepärast, et muidu ta hakkab tekitama, rüvetama ka teisi inimesi. Taodelge rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi saa näha issandat ja valvake, et keegi jääks silma Jumala armust, et mingi kibe juur üles kasvadeks ei tooks tüli. Näed, kibe juur juba, kui ta juba on, hakkab tüli tooma ja paljud selle läbi ei rüvetuks. Seda üks räägib teisele, kolmandale, neljandale, vaata, mis ta mulle ütles, vaata, näe, ta ütles, ma olen paks, ma olen peenike, ma olen liiga peenike. Ma ei tea, mis asja. Väga, karmid tühjad sõnad võivad olla. Ja et keegi ei oleks hoorajaga kõlvatu nagu Eesav, kes ühe ainsa kõhutäie eest andis käest oma esmasõnni õiguse. Te ju teate, et ta pärastpoole küll tahtis pärida õnnistust, aga tunnistati kõlbmatuks. Ta ei leidnud meeleparanduses kohta, ehk ta küll seda pisaratega otsis. Nägid selle asi hakkas pihta kibeduse juurest. Lõpuks, mul ei olegi vaja. See on väga lihtne. Lõpuks ütled, et ma ei tahagi seda Jumala, riigi tööd järelikult ei teegi, kui juba niimoodi öeldi ja võib-olla öeldi ainult, hästi üks tühi sõna, üks sõnakene. Üks ainuke tühi sõna öeldi ja see poel läks mulda. Kohe peaks rahu sõlmima, kohe kui tühi sõna midagi tuleb, et ma julgustan kohe ära leppima kiiremas korras, sest ma olen oma silmadega näinud, kui ära lepi, juba kasvab, ja keegi tuleb ette ka, kohe, kuule, päris hea, ja valab, saadetakse kasvama ka välja, ja ütleb, küll ta ikka ütles sul tühja sõna, oi, näe, ta ikka ütles nii tühja sõna sulle, ja keegi tuleb õhutama ka veel, ai, ta ütles nii tühjalt, ja valab ette hoopis juurde.
kuule, räägi talle ka. On, mis ta ikka ütles. Vaata, siis talle ja niimoodi rübetatakse. Tun. Ja pärast on kõik, no kes kasvab. Ja see on päris karm, kui see pilti vaataks, seda aedniku pilti. See on nagu aedniku pildiga. Kohe peaks rahu sõlmima ja ära leppima inimesega, kes külvas tühja sõna, sest tühja sõna külvaja on ka ise õnnetu. Tead, mina olen õnnetu olnud, kui ma seal olen ka kunagi oma naisele ütlenud tühja sõna. Igavene tüli on lahti läinud, kohe, vohama. Ja pärast on ma täitsa kurb, miks ma seda ütlesin, ma olen kurb, ausalt ka, ma olen kurb, ma ütlen, miks ma pidin, oli mul vaja öelda. Jah, lausa masendus võib tulla, selga. Ja see rüvetas siis praktiliselt mind ka. Ja tühja sõna külvaja on ju ise õnnetu, kui ta selle külvas mõttevälgatuselt. Tead, mõttevälgatusi, kurat on välk. Ja tuleb tõks ja kohe sülitad välja ja mõttevälgatus. Ja see kurat on ise välk ja ta välgatab selle välja, aga hakkab kohe puhama. Väga karm. Või näiteks läbi katsumata naljast. Näiteks mõni teeb nalja, millest teine osapool aru ei saa. Teeb väga ilusa nalja, ihihi, on ju. Aga sina oled oma võib-olla aru ei saa sellest naljast. Oi, sa tahtsid selle naljaga mulle. Tunned nagu ennast seal nagu selle nalja ohvrina. Plaksti, naligi sai sind kätte ja hakkas sünnitama sul juba juur all. On ka siuksed, et naljast võib ka. Inimene ei saa lihtsalt naljast aru. Mina saan ka väga karmilt hästi ei saa naljast aru. Kui tehakse nalja, siis ma pean isegi peab kordama, et ma aru saaks. Sellest igased hästi rasked naljad on ka. Jaa, kindlasti jah. Rumadlastest, siivututest kindlasti ei tohi olla kristlastel, aga on olemas ka kristlikke naljasi, kui juudi naljasi vaadata, seal on päris ilusad armsad naljad on seal. Näiteks kalanali, kuidas juut kala käis ostmas. Ja, see ei tohi, ise enda kulul võid naljad teha. Ja, aga võib-olla kuule, et on väga avatud, siis arvad, et sa oled seal nalja ohver. Et teine võib-olla tahtis lihtsalt, et teeme väikse nalja. Et nalja suun on täitsa Jumala loodud. Ja kui rahu ei sõlmita, siis hakkab tüli, siis hakkab eemaldumine. Kurat saab kasta oma kibedat juurt teemonliku ooksega, viha, andestamatus, eemaldumine, osadusest äraminek, lahknemine, mis lõpuks viib inimese Jumala päästest loobumiseni ja taeva poolt kõlbmatuks tunnistamiseni. See on kibeduse juur teeb seda. Eraldad ära ja lõpuks oled üksi, mul ei ole vajagi, nad on seal kõik sellised ja sa oledki juba lõksus. Kui kibeduse juur on ajanud oma võrseid ja on juba viljad tulevad, siis kibestunud kristlane jagab oma vilja ka teistele süüa, nii algab rüvetamine ihus. Ja kurat saab tegutseda koguduses, lõhkudes armastuse ühtsust. Ja head Jumala sõna, mis elustab ja kasvatama peaks inimest. Kibeduse vili külvatakse suu kaudu, järgmisele tahetakse nii öelda oma probleemide kaasmõtlejaid. Vaat, et näe, mis ta mulle tegi, kaasmõtlejaid on ja vale lohutajat, et nüüd lohuta mulle, näe, kus tehti ja siis otsitakse seda kaasmõtlejat ja lohutajat. Või toetust, et toeta nüüd mind, et asi on selline. Jah, et mul oli nüüd ju õigus, et vaata, et ja tegelikult on õnnetuse, kes tühja sõna vaata seal. Ja mis ta mul tegi. Ja vale lohutajat öeldakse, näed, kuidas too ütles, mis kristlane ta selline on, ta tegi mulle haiget, ma ei saa enam olla, seest valutab ja nii edasi. Ja kui see inimene, kes seda halamist kuuleb, ega proovi rahu sõlmida tühja sõna külvaja ja tühja sõna vastuvõtjaga. Vaata, tegelikult me peame olema niimoodi, kui keegi proovime kohe rahu sõlmida. Õndsad on rahu sõlmijad, rahutegijad. Ühesõnaga, kellelgi on kibeduse juur, ütleb, et kuule, tahab poole hoidu. Kuule, kes ütles, teema, proovid lepitada.
annad talle andeks. Ja et kohe lepitama, praktiliselt lepitus sõlmida, siis saab kurat selles mõttes seal olukorras mööda pükse. Ja Jumalal on sellisest asjadest hea meel, kui rahu sõlmijad on. Ja siis temast saab ohver ja kibeduse juure kandja. Ta lohutab teemonlikku kibestunud inimest ja muutub kibestunud inimesega sama meelt ja hakkavad koos süüdistama inimest, kellelt algas juure kasv. Nii kogutakse veel mõttekaaslasi, kuniks tühja sõna välja ütlevalt inimesest on saanud lausa märklaud. Saatan on saanud tekitada kaose, kus kõik on süüdi ja sõda käib. Teemonid itsitavad ja rahu ei ole. Nad itsitavad selle üle, kui kristlased kraaklevad oma vahel ja nad ei suuda ära leppida. Nendel on, Jumal ütles mulle, et nad lihtsalt itsitavad seal. Me saime teha nüüd ära. Mina, kes ma olen vang Kristuse pärast, kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriselt, millega te olete kutsutus kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, üksteist sallides, armastades ning olles usinad rahu sideme kaudu pidama vaimu antud ühtust. Näed, me peame rahu sõlmuma. Kuskil kibeduse juur on ihu küljes. Ma ei räägi valeõpetustest, ma ei räägi eksiõpetustest või igasugusest muud asjast, millest ei tohi üldse juttu olla. Ma räägin siin tühjast sõnast, mis on küllatud kuskile ja kellegile haiget teinud. Ja vaimu antud ühtsust. Üks ihu, üks vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest. Üks issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal, kõikide isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees. Ja igaühel on antud meil armu Kristuse kingi kohaselt. Jumalas oleva lapse süda ei tohiks tühjast sõnast väljagi teha. Vaata, see ongi see, kui me oleme uuesti sündinud. Lepime kõigega, no ütlesid tühja sõna välja. Lähed ütled, et kuule, liiga tühi oli see sõna, ära enam nii tee. Vaata, kas või midagi siukest. Kuule, praegu panid liiga tühjalt siin. Ja, et talud ära selle, ja siis enam ei ole, nagu päeti laps ei hakka seal musid. Jah, et ta praegu ei tea, mida ta ütles. Ja et annan enda alleks isa praegu. Ja Jumalas olema lapse süda ei tohiks tühjast sõnast väljagi teha. Sest kes saab teile teha kurja, kui te olete innukad tegema head? Et kui me oleme head tahame teha, siis meil ei saa tegelikult kurja teha seal. See tühi sõna, neid sõnasi tuleb. Näiteks, kui kellegi sa marru võid ajada kellegi inimese või keegi ajab millegi marru. Tead, sa võid tulla isegi tühja sõnasi nagu Kalasnikovist. Trrrn! Palanguga. Pannakse teine pide ka veel. Et sa võid, see tuleb siis, kui kurjus võib võtta võimust. Aga me ei tohi lasta mingil kurjusele võimust võtta. Ja selleks ongi meil antud Jumala sõna, et me süda saaks muudetud, et kurjus välja juuritud. Jumala sõna noomib meid kasima südameid. Me ei peame kasima. Ta noomib meid, julgustab meid kasima südameid. Et tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi. Vaata, me peame Jumala ligid minema. Patused, puhastage käed ja kasige südamed. Kasige südamed. Me praegu on südamete kasimise aeg. Te hingelt kahestunud, seal on juba keegi veel sees. Tundke oma viletsust, leinake ja nutke. Teie naer muutugu nutuks ja rõõm kurbuseks. Alanduge issanda ette, siis ta ülendab teid. Et me peame kahetsema pisaratega, kui ikkagi vaja on siis tõesti, et issand, tõesti ma tegin praegu pattu ja alasta. Kui süda on puhas, siis sinna ei ole võimalik istutada kuradi tühja sõna. Puhta see südamesse, see ei istu seal nii lihtsalt, kui süda on puhas. Kui sul süda on puhas, siis oled sa see surnud inimese iseloomuga, lepib kõike, usub kõike, talub kõike, armastus elab seal sees ja sinna lihtsalt sellesse pinnasse ei mahu see tühi sõna. Tühi sõna vajab juurdumuseks pinnast. Vahepeal võib Jumal kasutada kedagi välja ütlema, isegi niimoodi, et võib kedagi kasutada välja ütlema tühja sõna. Teatavasti on Jeesusel ka siuksed astjaid, autod ja mitte autod. Et
välja ütlema tühja sõna, et meie südame olukord tuleks nähtavaks ja kibedus tavaliselt toobki viljad, mis olid peidus südames esile. Et sellepärast on ka vahepeal tekibki see olukord, tühi sõna öeldi välja, aga südames hoopis tuli kogu jama välja, mis seal sees oli. Ja see on ette nähtud ja siis peaks Jumala sõnaga tühistama kuradi teod ja paluma armu ja halastust issanda käest. Siis tuli see kogu asi esile ja minna risti alla, julgustame. Meil ei ole lubatud venda ega õde arvustada, vaid teda noomitakse Jumala sõnaga, mitte ei arvustata. Kui Jumala sõna seal arvustuses sees ei ole, siis ei tasu arvustada. Jumala sõna on, meil on lubatud noomida. Jumala sõna valgele, et inimene oleks sõnakuulelik ja püüdes olla sõnakuulelik ja saaks lahti kuradi paelust, nagu on kirjutatud. Issanda sule, seal ei ole vajarvist ülitseda, vaid olgu lahke kõikide vastu. Osav õpetama, valmis kannatama kurja, kes tasadusega kasvatab vastupanijad, et ehk Jumal annab neile meeleparandusest tõe mõistmiseks ja et nad kaineneksid. Näe, vaata, sa võid isegi purjus olla sellest tühjadest sõnadest. Et nad kaineneksid ja et nad ja pääseks lahti kuradi paelust, mis on püüdnud nad oma tahtmise meelevalda. Teine Timoteus oli 24. Kuradi paeltest on võimalik täitsa purju jääda. Kui on paelad juba niimoodi ümber, siis sa oled, kurat on purju jootunud sind. Nii et Jumal kasutab sõnalausa, et kainenemist. Sa pead sellest asjast, sellest olukorrast hakkama kaineks saama. Sa oled nende ahelates juba ennast purju joonud. Noomimine, mis ei sisalda Jumala sõna, see on näägutus ja arvustamine. Noomitav, kes ei võta kuulda Jumala sõna, mis kutsub korrale, parandab ja tervendab ja on täis armu ja tõde. Kui inimene on nõus parandama meelt, see, kes seda vastu ei võta, on jälle sõna kuulmatu ja sellel paraku on ka tagajärjed. Kui sa näed inimest mingit pattu tegema ja noomitada, siis sa pead seda noomima, see on Jeesekeli kirjas. Me peame oma südametega tegelema. Sa ei saa anda inimesel seda, mida sul pole. Kui oled sa rõõmu täis, jaga seda teistega. Kui oled kibedust täis, proovi sellest vabaneda. Kõik kuri lõpeb juristi all, nuttes, kui seda kahetseda ja paluda armu ja halastust. Kui oled kibedust täis, siis tuleb suu kinni hoida, ära seda jaga. Rõõmu jagame ja olukorrad on vaja kõik lahti rääkida. Seepärast, et sellest tulevad vabastused. Me ootame taevast linna, kuhu ei saa ükski rüve. Kibeduse juur on rüve juur. Kibedusega taevas ei saa, seda ütleb Piibel. Kibeduse juurega taevas ei saa. Ja, siin on nüüd läheb edasi veel, jah. Nii, kibedusega taevas ei saa. Elu, mõnu, libe, keel, isand kiim, nagu teame seal palberenduri kahtleja, muutlik, kangekaelne, maailmameelne ja nii edasi. Need ei päri Jumala riiki, puhtad sünamed, ainult näevad Jumalat, ütleb Jumala sõna. Siis minge Jumala ette, me lähme Jumala ette siira südamega, usu külluses ja näed, siin öeldakse, olles südame poolest piserdamisega puhastatud kurjast südame tunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega. Pidage vankumatult kinni lootuse tunnistuselt. Hebrastele 10. Meil kästakse minna siira südamega usu küllusest ja kurjast südamest ei ole seal tohi juttugi olla, sa ei lähe seal kurja südamega. Hebrastele 10.22. Jumal on tõesti hea Iisraelile, nendele, kes on puhtad südamed. Aga mina, mu jalad oleksid peaaegu komistanud, mu sammud oleksid kohe libisenud, sest ma kadestasin hooplejaid ja ma nägin õelate head käekäiku. Siin on nüüd üks väga suur elukas, mis on kibeduse juure üks ots. Üks suur komistuskivi on kadedus. Kadedus on selle üks kibeduse juure. See on teatavasti üks väga salakaval elukas. Ja üks suur komistuskivi on kadedus. See on kibeduse juurestiku hea pinnas.
Kadedus on kibeduse juure pinnas. Sinna kukub kohe tühi sõna, ops, ja kohe hakkab kasvama. Kuhu saab kukkuda isegi mitte tühi sõna, vaid kellegi rõõm millegist. Keegi rõõmustab kellegi üle. Oi, tead, ma sain sellise asja, Jumal andis mulle midagi väga head. Kade inimene ütleb, oi, mina ei saanudki head. Sina said ja näed ja mina mitte kunagi saa. Kadedus ja kibedus kohe istutatakse. Isegi rõõmu kaudu. See on väga, selles mõttes väga siukene, me peame seda saatana mustrit läbi nagu maitsema. Et mekk on mõru. Mõni jagab oma rõõmu näiteks, issand kinkis auto, maja või reisi või sõrmuse või kraasi tööriista ja ka selline kellegi rõõm võib tekitada kibeduse juure kasvu, sest kurat valmistas pinna ette kadedusega. Ja ma sain temust ühe võtme. Kas keegi on kade? Nii. Ja temust ostsin. Ja punast värvi ostsin võtte. Nii. Kibeduse juur hakkab kasvama teise inimese rõõmu väljendusest. Sa vaata, kui kaval on kurat. Teise inimese rõõmu väljendusest võib hakata kibeduse juur kasvama. Tema tahab lihtsalt rõõmu kellegiga. Teab, siis meie peame olema sellised inimesed, vennad, kes rägavad üksteisega rõõmu. Mina sain selle, halleluuja, sina said selle, halleluuja, kiitus sina, halleluuja. Niimoodi peab olema meie seas. Ja, nägid, võt siuksed asjad. Nii. Ja me näeme, et kokkuvõttes pole keegi süüdi meie kibestumises, kui meie ise. Nii, kui meie ise, sest me pole harinud oma maad Jumala tahtega. Jumala tahte on igavene elu ja pühitsuse läbi tõe usu varal. Jumala sõna ütleb niimoodi, vaata, et me näeme, et kokkuvõttes pole keegi süüdi meie kibestumises. Saame nüüd õigesti asjast aru. Kui meie ise, kui me kibestume, siis me ei saa kedagi süüstada. Me ise kibestusime, meil oli pinnas, oli valmis tehtud. Me olime ise süüdi. Kui me kibestume, siis on meie sees asjad katki. Näed, kui meie ise, sest me pole harinud oma maad Jumala tahtega. Jumala tahe on igavene elu. Pühitsuse läbi tõe usu varal on kirjutatud. Südame rahu on ihule eluks. Nüüd kuulake, see on päris karm. Aga kadedus on otse kui mädanik luudes. See on nii karm. Põhimõtteliselt mädanik luudes võrdsustakse vähiga lausa. Võt, kas keegi veel tahab kade olla? Ei taha, mina ei taha. Mina ei taha mingit mädanikku luudes. Ja sellega võib võrdsustada igased muid haigusi. Põhimõtteliselt needusi. See on õpetus 14.13. Kadedus sööb inimest sees poolt. Kui keegi on kade olnud, ma võin enda elust jälle tuua. Ka mina olen kade olnud. Endises elus. Ja mäletad, Pille Kallis, kui sina läksid kunagi seal mingi reisile oma sõbrannaga ja ütles, et sina kaasa ei saa. Oi, mul sees põles kõik. Mis minu ei saagi kaasa? See oli aastaid, pea 10 aastat tagasi. Ja saad aru, ja see hakkas mind seespoolt sööma. Ma tean, millest siin räägitakse. See sööb inimest seespoolt, see on kibedusele hea pinnas ja ka haigustele hea pinnas. Ei pead kiiremas korras sellest lahti saama, see hakkab seespoolt see närima. See ei saa enam olla. Ja see ongi nagu luudes hakkab sul. Aga meie asi tohali. Kuidas saada kadedusest lahti? Sellest on võimalik lahti saada, kui alistutakse Jumalale nagu ka iga teise teemoni olemasolu puhul. Kadeduse puhul alistudes Jumalale tuleb vaadata alistudes Jumala sõna, mis ütleb. Vaata, kui sa tahad kadedusest nagu lahti saada, et kadedust ei tohi olla, siis saad aru, Jumala sõna ütleb niimoodi. Kui ta oli töölistega päevapalga kokku leppinud, ühele teenarile läkitas ta nad oma viinamäele ja kui ta läks välja 3. tunnil, nägi ta turul teisi jõude seismas
Ja ta ütles neilegi, minge ka teie Viinamäele, ma annan teile, mis iganes on õiglane. Aga need läksid, taas läks välja, ta 6. ja 9. tunnil ning tegi nõnda samuti. Aga ka 11. tunnil tuli välja, läks ja leidis teisi seisvat ja ütles neilegi, mis te siin kogu päeva jõudu seisate. Nad ütlesid talle, meid ei ole keegi palganud. Ja ta ütles, minge ka teie Viinamäele, aga kui õhtu tuli, ütles Viinamäe isand oma valitsejale, kutsu töölised ja anna neile palk viimasest kuni esimeseni. Ja 11. tunnil palgatud tulid, said iga üks 1 teenari. Ja kui esimesed tulid, oletasid, et nemad saavad rohkem. Näed, me peame rohkem saama. Aga nemad said iga üks 1 teenari, aga kui nad olid selle saanud, siis nad nurisesid maja isandile. Need viimased on töötanud ainult 1 tunni, et sina oled teinud nad võrdseks meiega, kes me oleme kandnud päevakoormat ja lõõska. Ja isand aga vastas ühele nendest, sõber, ma ei tee sulle ülekohut. Kas sa ei leppi minuga kokku 1 teenarile? Võta oma palk ja mine oma teed, aga sellele viimasele tahan ma anda nagu sullegi. Kas ma ei tohi ise enesega omadega teha, mida tahan? Või on su silm kade, et mina olen hea? Vaata, Jumal annab igale ühele erinevalt. On ju? Me ei tohi kade olla selle peale, kui keegi saab meist midagi rohkemat. Ja Jumal ütleb, et sa oled kade. Miks sa kidetsed siin? Said sina teenari? Vaata, kadedus lööb välja Viinamäel. Ja Jumal ütleb, mina olen hea, annan talle ka sama palju. 1 tunni eest sai sama palga. Nõnda saavad viimased esimeseks, vaata. Kui me kadedad oleme, siis esimesed jäävad viimasteks. Kade inimene jääb viimasteks, kas üldse nipet-näpet taeva saab. Kadedus, siis tuleb kibedase juurde, värgid, särgid ja jäädki õue koputama rumala neitsi koha peal, laske sisse. Oled nagu Mardi sant seal, laske sisse. Seal Martina. Et me ei tohi kadedusega ühte. Iga ühele on antud kink. Meie peame rahul olema oma palgaga, mitte kadetsema, kui keegi saab rohkem, kui sina või elab paremini kui sina. Ka need olukorrad on ju issand teinud. Tema on ju hea. Tema teeb täpselt nii. Et ka need olukorrad on issand teinud ja issand on teinud kõik, et läbi katsuda südameid. Nägid, et selle olukorra läbi katsuti nende südamed läbi. Jumal ütles, ma teen praegu olukorra, viimased saavad praegu ka 1 teenari, vaatame, kohe tuleb üks põlutäis rahvast. Oi, häda kaelas. Katsuti selle olukorraga südamed läbi. Kadedus leiti südamest. Kadedus oli sees. Miks mõni ei ole kade märtrite pärast, keda praegu tapetakse? Kas keegi on kade? Tahaks ka minna sinna saada veriseks. Praegu tapetakse. Vot, näed. Ei olegi südames, aga nemad saavad ikka korraliku krooni. Ja näed, kade märtrite pärast, kes praegu tapetakse Jeesuse nime pärast, nad saavad ju kuningateks. See kadedus on maine asi. Teenar, raha. See on maine asi, see on teemonlik. Kadedus ei ole, muidu oleks vaata kade, et kuule, ma tahaks ka minna sinna, et lastaks maha mind ja ma saan ka kohe krooniks kuningaks. See on maine asi see asi. Maine, hingelik, teemonlik. Ja siin on kirjutatud veel, et isa jagas rahaga sulastele. Need pidid külvama ja lõikama antud rahaga, olema lahked, mitte koonrid, vaid rõõmsad andjad, kuid üks oli kooner, kade, süüdistav, rohkem koguja nagu Juudas, mitte väljaandja. Ja mine oma issanda rõõmupeole. Siis astus tema ette ka see, kes oli saanud 1 talendi, ütles, issand, ma tean, et sa oled valimees. Sa vaat 1 teenari mees, sa oled valimees, läks praktiliselt süüdistama taeva isa. Sa lõikad sealt, kuhu sa ei ole külvanud, sa kogud sealt, kuhu sa ei ole puistanud, ma kartsin, läksin ära, peitsin su talendi maa sisse. Vaata, siin on sinu oma. Tema isandaga vastas talle, sa halb ja laist sulane, sa teadsid, et ma lõikan sealt,
kuhu ma pole külvanud, kogun sealt, kuhu ma pole puistanud. Sa oleks pidanud andma siis mu raha pankurite kätte, et tulles oleks võinud saada oma osa kätte vahelt kasuga. Võtke nüüd tema käest talent ära, andke sellele, kellel on 10 talenti. Näed, kellegile antakse veel rohkem lisa, sest iga ühele, kelle antakse, on tal veel rohkem kui küllalt, kellel ei ole, aga sellelt võetakse ära ka see, mis tal on või arvab enesel olevat. Kõlbmatus, sulane, heitke välja kaugele pimedusse, seal on ulgumine, hammastega iristamine. Ja sellised leiavad oma koha Jumala sõna järgi põrgus, kes on sellised koondrid, mitte midagi, ainult ise endale ja peidavad ära ja kellegi ei anna. Näed, et inimene, kes Jumal ütleb niimoodi, et võtke ta käest ära ja andke sellele, kellel on 10. Jumal annab nendele, kes on lahke südametega, kes ei ole kidedad, kadedad ega andestamatud. Need kristlasele, kellele ei meeldi põrgukirjakohad, mis on Jeesuse omad sõnad, need põrgukirjakohad on kõik Jeesuse omad endad sõnad. Need on teatamasti enese teadmata sinna ise teel. Vaata, kui sa ei taha seda sõna, siis saad ise teadmata juba seal teel. Sa tahad ära võtta seda kohta, mis Jumal ütles. Sa tahad ühe sõna ära võtta, elupuust võetakse sulle ära. Jumal ütleb, et kui sa võtad ühe seadusest ühe asja, minu sõnast ära, ma võtan elupuust teil praegu ära selle taevalise linna selle sissetuleku võtan ära. Jeesus räägib, et on olemas taevade ja põrgude, sest neile meeldib rohkem oma pattu siluvaid jutlusi kuulata, kui pattu paljustavaid jutlusi. Pattu siluvaid jutlusi ärge olge nõus kuulama, mis siluvad su sees pattu. Las parem paljastavad su pattu või su üleastumisi. Teise sõnaga ei taha sõnal kasida oma südant. Sõna peab su kasima sinu südant, vaid loota vale lootuse peale, äkki saab kuidagi paadiga üle, maksad paadimehele, nagu see Kreeka mütoloogia, et kindlasti peab olema sent taskus, et tormata kohe pulmalauda sööma. See on, piibel ütleb, et on ülehüppajad, lähevad varga kombel sisse ja see on vale lootus. Õige lootus on, et Jeesus, kes toimetab meie südamete kallal oma sõnaga ja taevastes kohtusaalis olema kohtu ees oleme me üksi, mitte oma kaaslastega, igaüks annab aru igast tühjast sõnast, mis ei ole risti alla viidud. Ja palve on, et Jeesus puhasta mu süda, uuenda mu meel, mu südame väravat tõske oma pead, et aukuningas saaks sisse tulla ja pühkida ja ehtida meie südamete kambrid armastusega. Ja meie ei ole need, kes taganevad hukatuseks, vaid need, kes usuvad ja pärivad pääste, Hebreastel 10. Ja Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse ristilõnud koos kirgede ja himmudega. Kui me elame vaimus, siis käigem vaimus, ärgem olge auahned üksteise ärritajad ja üksteise kadestajad. Et selline on selle jutluse, selle osa, mis ma sain, selle osa lõpp. Et me võime pärast paluda selle palve, et puhasta mu süda ja uuenda mu meel ja mu südame väravad, tõske oma pead, et avame südame ja et aukuningas saaks sisse tulla ja pühkida ja ehtida, ta ütleb, et ta pühib ja ehib meie südames ära, ta on lubadus saanud selle jaoks. Nii, see on nüüd selline, nüüd on järgmine. Ma loen siit 2 lehte ja siis ma palun, et Marko loeks edasi, siis ma suudan siit issand armust lugeda natukene. Siit, et ei virvendaks ja palume mulle ka, et silmad näeks nagu kotkal ja et silmad siin saatan ei topi siin prille pähe. Et näen lugeda, issand, sina oled, teed kõik imesi, mina usun imedesse ja me usume kõik siin imedesse. Nii, üks niisugune vaim on pettekujutluse vaim. Pettekujutluse vaim, jätame selle vaimu meelde, kuri vaim. Issand äratas mind ühel hommikul vara ja hakkas läbi, see ei ole minu jutt, see on võetud, aga siin on lihtsalt vaim, kuidas seda tuvastada. Issand äratas mind ühel hommikul vara ja hakkas läbi käima pikka nimekirja inimestest, keda ma isiklikult tundsin, kes olid selle vaimule alistunud. Paljud olid andekad, intellektuaalsed, teadlikud ja teatud valdkonnades väga võimekad. Väga võimekud isikud olid. Kõik olid üldiselt head inimesed, lahendamata südame
ja hingeprobleemid. Lahendamata südame ja hingeprobleemid said aga vaenlasele ära kasutamiseks avatud ukseks, mis viis nad lõpuks pettuse ja eksituseni. Sa vaata nüüd, kui me süda ei ole puhas, me oleme kohe uksed on pärani. Ja kui kõik tülid, kibeduse juured, kõik asjad, millest enne me rääkime, lahendamata südame ja hinge probleemid. Meil ei ole mingit probleeme muud kui südame ja hinge probleem, millega tegeletakse siin maa peal. Need on lahendamata, need on avatud uksed pettukujutluse vaimule ja eksituseni. Juhtumi uuringud. Üks inimene käis koos minu naisega ülikoolis. Ta kiitles sageli sellega, kuidas Jumal kavatseb teda kasutada pastorite koolitamiseks ja juhtimiseks kogu maailmas. See oli mõttetu ja seda ei juhtunud kunagi. Teda ei kutsutud pastoriks ega kandnud ta endas pastoraalset armu. Tal ei olnud isegi sellist mehe iseloomu. Pettekujutlem andis talle küll tähtsuse tunde, aga mitte tõelise eesmärgi tunnet. Vaata, tõmbas ennast juba tähtsaks. Tal ei olnud isegi mitte mingisugust ta oli juba pettekujutluse vaim oli juba saanud peale, ta ei olnud isegi selle lähedane, mis võiks olla. Aastaid tagasi veetsime koos oma naisega, kes oli samuti apostel. 4 tundi kohtudes ühe teenija paariga, kes kaalusid kiriku loomist. Kus kaaluma mingit kiriku loomust? See on juba, mida sa kaalud siin? Kas sulle tehakse ja antakse või see tuleb? Väga lahkel ja selgel viisil edastasime, et neil polnud tol ajal Jumala tarkust kirikut luua. Nad ütles, et teil ei ole siin tarkust seda kirikut luua. Ja nad said, väga paljud saavad ka kristlased tunnetuse. Ma tunnetasin, ma sain tunnetuse, ma sain selle tunnetuse. Paulus tegelikult ütleb, et kui te midagi tunnetate, te ei tea, kuidas tunnetada. See tunnetuse peale on väga karmid asjad. Ja nemad tunnetasid, nemad peavad kiriku looma. Selle asemel, et kuulda seda, mida nende 4 tunni jooksul tegelikult öeldi, 4 tundi räägiti nendega juttu. Raiusid vastu. Kuulsid nad kuidagi täpselt vastupidist ja lahkusid täiesti veendunud, et peavad kiriku looma. Neil 4 tunni jooksul tehti selgeks, et ei pea seda tegema. Ja nemad said manati ette pettekujutuse ja nad võtsid selle ette. Kuule, me tulime välja. No mis teile öeldi? Me peame tegema. Ta saad aru, mis on sihukene vaim liigub ringi. Me peame väga tähtis olema, elame eksituse ajal. Siin on Jeesus ütleb, ärge vaadake, et keegi teid ei eksita. Kõik asjad peavad läbi katsuma 2-3 tunnistajaga. Pärast kohtumist helistades teine apostel mulle ütles, kas nad olid täiesti teadmatuses, olime hämmeldunud, kuidas nad meile edastasid täiesti valest, meie poolt edastamist täiesti valesti mõistsid. Nad ütlesid, et kuidas me rääksime ju täitsa ära ja nad pöörasid selle hoopis teist. Paar kiitles sageli sellega, et on prohvetliku väega paar. Esimene asi, kui keegi ennast hakkab kiitlema, mul on prohvetlik vägi, mul on see, siis on juba asjad jamad. See on see, mul on, mina olen, see ongi nii. Ja väitis, et nad olid kutsutud prohvetliku kogukonda jüngriteks tegema, nii kirik kui ka kool, mille nad asutasid, varisid kokku mõne kuuga. Vaata, kui Jumal ei ole asja taga, siis oli päris varisid kokku. Siin me peame tänama Jumalat. Meie see osadus hakkas pihta enne koroonat, see on juba 8 aastat vana või? On ju? Vist 6 või 7? Ja. 19 hakati meiega tegelema ja meil ei ütlenud, et me keegi mingi suurem oleme, vaid me teatavasti putka saasime teemaid endal välja, et meie asi hakkas seal alandusest. Nad kadusid unustusse, naine sattus hiljem suurde tervisekriisi.
Vaata, mis tähendab pettekujutsus, kui sa lähed selle kaasa. Traagiliselt olid nad vähemalt 4 teenija seas loonud maine kõike teadlatena. Vaata, see on üks sükene asi. Ma tean! Vaata, kui sa sükest häält kuskil kuuled, siis tead, et seal on pettekujutuse vaim, kõike tead ja vaim. Nad ei lase sul midagi sa ütled, midagi hakkad ütlema, siis nad ütlevad, et ma tean. Kohe ma tean, et ära rohkem räägi, ära hakka üldse suud siin praotama, ma juba tean. Jah, et ära hakkame aega raiskama, praegu on aega vähem, ma parem räägin ise. Et ma tean on see. Kes ei võtnud parandusi vastu, pettekujutlen viis nad eksiteele. Üks jumalamees välismaalt, keda ma austan, armastan, ütles mul ükskord, USA pole üleloomuliku jõududega midagi, mis tähendab, et keegi ei tegutse. Ma ei vaielnud temaga, kui inimesed tegutsevad suuruse hullustumuse meelsusal, suurushullu meelsusal on vaieldamine mõttetu. Vaidlemine mõttetu. Seejärel väitis ta, et kui ta Georgiasse saabus, tõusid tuuled tema kohaloleku tõttu. Näed, vaata, tõstis ennast juba nii kõrgeks. Kui tema saabus, siis tõusid tuuled. Siis juba kogu loodus annab. Tõusid tuuled tema kohaleku tõttu, mõtlesin endamisi, aga kuidas on lood 2 nädalaga tornaadodega enne teie saabumist, mis tabasid Tennesseesse ja Georgiat? Kas teie olete ka nende eest vastutav? Järgmisena väitis ta, et Miami ilm muutus vihmasest päikesepaistisest tänu tema saabumisele. Vaata, siis see vili hakkab niimoodi paistma juba. See vili juba paistab, et see on ju mõru juba. Ühesõnaga, ja tänu tema saabumisele ja muutus siis jälle tagasi jamaks, kui ta lahkus. Ühesõnaga, ma tõin päikesena. Päikesekiir, ühesõnaga. Väga karmid eksitused. Ja kui ta lahkus, igaüks, kes tunneb Lõuna-Floridat, teab ütlust, võtke kaasa oma päikeseprillid ja vihmavari. Miami'l on kuulus selle poolest, et ta sõidab jalgrattaga läbi päikesepaiste, vihma ja jälle päikesepaiste. Kõik on ühe päevaga. Ta omistas selle kõik oma kohalolekule Ameerikas. Rääkisin temaga 2 korda enese ülistamisest ja võrdlemise patust. Selgitades, et ükski kindral ei minevikus ega olevikus, kes oleks tõeliselt püsinud, ei tegutsenud sel viisil. Kahjuks ei paistnud, mu sõnad teda aitavad. Vaata, neid ei ole võimalik enam parandada ka. Nad on ennast nii kõrgele juba tõstnud. Teine läks Jamaikale ja rääkis nii, et nagu hoiaks tema kohal oleks seal ära orkaani saarele jõudmise. Orkaan tabas oma täieliku ennustatud tugevusega, ei öeldud sõnagi, ligi 3/3 saarest oli laastatud, ometi oli ta enne tormi vihjanud, et ainuüksi tema kohalolek ja palved peatavad selle. Ma esitasin talle väljakutse. Paljud palvetavad saarel ja on juba varasemad orgaanid peatanud. Suurustus pette. Üks noor naine julgustas koosolekul, et kui ei saanud soovituse vastukaja. Teise kõneleja sõnumil oli palju suurem kaal ja altar oli üle ujutatud, kui vaim võimsalt liikus. Hiljem läks noor naine interneti ja kiitles, et alati, kui tema teenib, on see tuli ja au. Et alati minu teenimise peale tuleb see tuli ja au. Ometi polnud kumbagi tema sõnumi ajal kohal. Kohal oli hoopis peavalu. Kui tema sinna tuli, siis tekkis hoopis inimestel peavalu. Inimesed vajasid sõna otseses mõttes Tylenoli ja mortiini, mingi peavalu rohtu. Ühesõnaga, et inimesed tõstavad ennast, nii siis hakkavad tõstma kõrgele. Mille pärast me viljadest räägime? Viljadest tuntakse puud. Et unematiga tuleb praegu natuke tegeleda. Et me saame aru, et me elame selles eksituse maailmas, kus me ei tohi sellise asja kaasa minna. Ja see pidi olema rahva süü. Vaata, siis teised on süüdi. Kohe on teised süüdi, et nii asjad ei käinud. Ta uskus, et tema võidmine oli neile liiga suur selle asemel, et uurida tema sõnumit või edastamist.
alati on olnud neid, kes usuvad, et ainult eliitpublik saab nende teenimist vastu võtta. Jeesus teenis kõiki. See on pettekujutlemine. Vaata, need eliidivärgid on sellised asjad. Et nagu see asi hakkaski pihta niimoodi. Ühesõnaga, siin on pettekujutuse vaim ja kuhu kohta, vaata, kui saame ennast läbi katsuda, kui tuleb mingisugune pettekujutus, kui me hakkame ennast juba tiibas endale kokku arretama, siis tuleb see vaim välja ajada. Ühesõnaga, siin on 2 vaimu, pettekujutuse vaim, eksituse vaim ja kõike teadja vaim, 3 elukut on siin, mille on peale võtta. Ja Marko, kuule äkki sa loed selle teise ette siit. Siin on selline vaim nagu püütoni vaim. Ja see on ka üks väga